Me oleksime Eestis kindlasti 5 rikkama riigi hulgas, kui kõik eestlased täiskasvanud vähegi, kellel on huvi seksi vastu, käiksid läbi minu koolituse. Ja kindlasti need Riigikogu liikmed, see on kõige kriitilisem punt. Et nemad tuleks esimesena ära koolitada. Ma olen palunud, et mind lastakse sinna Riigikogu infotundi, nad ei lase mind. Ja mul on tunne neid vaadates, et enamus ei seksi. Kahjuks. Ehk meil ei ole mitte midagi teha, me peame ise olema need tublid ja tragid ja võtma oma ettevõttes vastu kõige õigemaid ja paremaid otsuseid. Ja ärge kunagi mõelge seda ka oma ettevõttes, et mida arvab konkurent, et käige alati, olge mitu sammu ees. Ja elus on olnud nii palju näited sellest, et võidavad need, kes on julgenud erineda sellest hallist massist. On võitnud need, kes on näinud seda suuremat pilti ja võitnud ka kindlasti need, kes võib-olla teevad ebapopulaarseid otsuseid. Ehk ärge kunagi arvake, et keegi teine magab sinuga koos sama padja peal või käib sinu jalanõudes, et mida lennukamad ja julgemad, inspireerivamad on teie mõtted, seda suurem tõenäosus on see, et te kasvate väga jõudsalt. Ja minu jaoks oli väga suur üllatus, kui eelmine aasta sügisel siis Äripäev saatis mulle kirja, isegi helistas mulle, et ma olen ka sellitopis, sest ma ei tee oma tööd sellepärast, et kohutavalt mammonat kokku koguda, vaid pigem on tõesti minu missiooniks ja ma tõesti siiralt usun, sest ma olen nii tuhandete inimestega kokku puutunud läbi enda koolituste ja see tagasiside, kui nad kirjutavad, ma loen lihtsalt neid tagasisidesid nii, et mul on endal nutt kurgus ja pisarad jooksevad, et see tänutunne, et kui palju me võiksime olla paremad inimesed, kui me oskaksime päris ehedalt armastada, kui me oskaksime teadlikult valida endale kaaslase kõrvale. Ärge leppige kunagi, et te olete suhtes õnnetud, sest see võtab ära teie maksimaalse potentsiaali. Paarisuhe peab olema see, kus sa iga päev tahad olla parem inimene, kus sa iga päev soovid oma kaaslast rohkem armastada, teda rohkem hoida ja anda endast maksimum. Ja paari suhtes on hästi oluline see koht, et kui me tunneme, et me ei ole koos enam õnnelikud, et me räägiksime nii, nagu tehakse ka ettevõttes auditit, tehke ka oma suhtes auditit, mis tähendab, et sa julged oma partneri käest küsida, kallis, kas ma olen sulle teinud midagi, mis teeb sulle haiget või kallis, kas ma olen jätnud midagi märkamata ja naistele hästi lihtne palve, kuidas tuleb suhelda oma kaaslasega. Lihtlaused ja üks asi korraga.